Nii, aga nüüd oleme jõudnud jällegi selle kohani, et miks me siia oleme kogunenud. Nimelt jõuluootuses. Eile kuulus dirigent Peeter Saan ennustas lund. Ma arvan, et tegelikult ta kuulis seda kuskilt ilmateadetest või raadiost. Et on kuulda, et lumi tuleb. Ja sahinal just. Ja mis kingitustesse puutub, siis seda ma vaatan ka, et huvi hakkab ära kaduma nii-öelda asju enam ei taha. Laps näiteks siia sõites rääkis, et tema tahaks presidendile kinkida selle vähilõhtseokammi. Aga mul on selline tunne, ta ütles nii, et mul on selline tunne, et ma vist joon selle enne ära süüa, kui ma temani jõuan. Nii et tegelikult on kõige parem minu arust just see mõte või soov, et sa tahaks kellelegi midagi kinkida. Ma kujutan ette, et see kingitus meie poolt teile on ka täitsa tore. Et minule endale ka. Aitäh orkestrile. Ja Indrek Ernesaksale, kes meid kõiki sinna kokku kutsub ja siis ka muidugi ära ajab. Õigel ajal vaja. See ei ole muidugi kaugeltki kõige viimane lugu, sest viimase loo ajal õnneks ma saan juba puhata ja mängida ja kuulata seda jällegi siit kardina tagant. Saya
Ja nüüd, nagu ma juba ütlesin, et jätan teiega juba mõnes mõttes hüvasti, aga mitte päriselt. Ma istun siin lava kõrval ja kuulan Wind Machine'i, ehk siis viimane lugu, mida bändi esitab. Ja ma saan aru, et teil on ka midagi väga tähtsat öelda. Veel on, jah.